Tere! Stuudiosse on saabunud ühiskonna- ja ajalooõpetaja Urmas Persitski, kes on ka ühe tulevase 10. klassijuhataja. Alustuseks vaatame ekraani pealt, mida teie kolleegid on teie kohta öelnud. Milline kolleeg on Urmas Persitski? Õpetaja Urmas Persitski on mees nagu orkester. Ta õpetab ajalugu, ühiskonnaõpetust, majandusmoodulit, mängib pilli, laulab ja üldse peab ütlema, et õpetaja Urmas Persitski on erakordselt meeldiv inimene ja väga hea kolleeg ja õpetaja. Kas teil on rääkida mõni põnev seiklus või lugu temaga? Jah, vast isegi on. Mind üllatas, kui ma sain esimest korda teada, et õpetaja Urmas Persitski peale kõikide muude ametite peab veel ka jõuluvana ametit. Ja kuulub Eesti jõuluvanade, ma ei tea, kas liitu või ühingusse, ühesõnaga õpetaja Urmas Persitski on professionaalne jõuluvana. Urmas on selline kindel kalju. Mul on aeg-ajalt selline tunne, et tema on nii nagu on Lõunamere saartel sellised tugevad kaljud ja meri muudkui paiskub ja paiskub sinna vastu. Tema seisab seal stoilises rahus, vaatab mässlevat merd ja ta ei lange merre ega ei lange merest ära. See tähendab seda, et ta on kalju, kellel õpilased saavad toetuda, kes on alati olemas, kes võib üllatada ka tugeva graniitkalju pealt korraga ajab mingisugune õitsev lill. Ja tema puhul on see, kas tema lauluhääl või tema väga suur silmaring, tegutsemine ka mujal. Selline õpetaja on Urmas. Õpetaja Urmas ei ole vist oma õpetajakarjääri jooksul kordagi häält tõstnud. Kuigi klassis on probleeme olnud, aga ta jääb alati ennast valitsema, hästi mahehäälne ja kui vaja, siis 4 silmal saadakse ka poistega kõik jutud aetud. Ja tema on ka õpetaja, kes ütleb, et ilma klassita ta nagu ei olegi õpetaja, et tal peab kogu aeg klass olema. Selline huvitav õpetaja. Kui erinevad siis õpetaja ja jõuluvana amet on? Need ametid on üsna sarnased. Mõlemal juhul ikkagi üldiselt on töö lastega. Nii et igasugused teadmised pedagoogikast tulevad jõuluvana ametis väga kasuks. No ja võib-olla see hooajaline aspekt ka, et jõuluvana on ikka talvel enamasti ju. See ei vasta päris tõele. Jõuluvana on ikka kogu aeg. Nii et jõuluvanal on ka suvel väga palju tegemist. Kuna siin juba sai öeldud, hea kolleeg ütles, et meil on tõesti Eesti jõuluvanade selts, siis selts tegutseb ka suvel väga aktiivselt. Et meil on siin treenite siis ikka treenime põhiliselt, jah. Tuleb ennast vormi viia. Elukestev õpe. Täpselt nii. Nii nagu enne suve on, siis viiakse ennast suvevormi, siis suvel jõuluvanad viivad ennast jõuluvana vormi. Et selline seapraadi söömine ja täpselt, piparkokk, piim ja piparkollid, täpselt. Selge. Ja. Kui me lähme nüüd veidikene ajast tagasi, umbes aega, kui te olite 5-aastane ja te läksite täna tööl selles erialas, kelleks te tahtsite 5-aastasena saada, siis keeles te oleksite? No see oleks minu jaoks katastroof tõenäoliselt. Et ma mäletan, kui esimest korda tuli juttu sellest, et kelleks ma tahan saada, siis see oli tõesti lasteaias. Ma ei tea, kas me see oli 5-aastane või 4-aastane või vähemalt see on üks esimesi mälestusi ja siis paluti joonistada siis üks pilt, kelleks ma tahan saada. Ja mina joonistasin siis sellise pildi, kus on valges kitlis mees, sorgib siis noa ja millega iganes kellegi kõhus ja see oli südamekirurg. Tahtsin saada südamekirurgiks. Et ma ei kujuta ette, kui ma praegu sellises ametis oleksin, sest et
noh, tõenäoliselt mul vist ikkagi närvid vastu ei peaks. Kuigi ka õpetajatöö on ju südametega töötamine. Jah, aga üldiselt me ei lõika neid lahti, nii et vaid ikka üritate ilmselt hoida ja... Üritame siis jah, mitte organismi sisse lõigata. Aga kuidas nende eriala juurde jõudsite? No, kui nüüd rääkida sellest ajaloo õpetamisest, siis see kõik tuli 4. klassis. Et 4. klassis meil koolis algas ajalugu. Meil oli väga hea õpetaja ja tõenäoliselt tänu temale siis ma võtsin endale kindlaks eesmärgiks, et minust saab ajalooõpetaja. Nii et alates 4. klassist ma tean täpselt, et minust peab saama ajalooõpetaja, see oli minu eesmärk ja kogu siis ülejäänud aja ma olen selle eesmärgi poole liikunud. Ja siin ma nüüd olen. Siht oli siis juba algusest peale tegelikult väga selge. Siht oli algusest peale selge, jah, nii et eesmärk peab olema paigas. Aga õpetajate töö on ju niivõrd raske ja aega või nõudev. Sul on nii palju erinevaid asju, mida peab jälgima. Ma ei tea muidugi, kas te nõustate minuga. Aga mis teid motiveerib seda tegema? Ja kas on vaja üldse motivatsiooni, et oma tööd teha? Loomulikult. No mis õpetajaid motiveerib? Ma usun, et kõik minu kolleegid on nõus, et õpetajaid motiveerivad ikkagi õpilased. Nii et kui sa näed ja tunned seda tunnet, et sul on see suur privileeg anda edasi neid teadmisi, mida sulle kunagi on antud ja õpilased on sellest huvitatud, siis see on kõige suurem motivatsioon. Aga mis teile teie töö puhul kõige enam meeldib? Mulle meeldib see, et ei ole ühtegi sarnast päeva. Et õpetaja töös ei kujune välja sellist tavalist rutiini, nagu mingisugusel vabrikutöölisel võib olla. Et sa kunagi täpselt ei tea, mis see päev toob, et sa võid seda ette planeerida mingil määral, aga alati on mingeid üllatusi. Et rutiin on tegelikult raske tekkima, välja arvatud kontrollsete parandamisel. Ka siis on muidugi pärleid. Kontrollide parandamised on jällegi, et jah, ma olen neid, kui õpilane kirjutab midagi või ma olen neid tekste ja neid vastuseid nii palju lugenud, et vahepeal tundub, et ega midagi uut enam sealt tulla ei saa. Ikka tuleb. Nii et, isegi ajaloos, mis ju tegelikult ei muuda ennast aja jooksul nii väga. Aga inimesed natukene on erinevad ja muutuvad ajas. Aga me oleme siin kuulnud teie suurest muusikakarjäärist, oskate pilli mängida, nagu kuult on ja tegelikult ka nähtud. Nii. Mis muusikat ise kuulate? No kuna sai öeldud jah, et ma tõesti olen tegelenud selle muusikaga päris palju, olen kunagi natuke õppinud ka laste muusikakoolis ja olen selle muusika tegemisega ka natuke raha teeninud. Ehk siis ütleme siis professionaalset tööd teinud. Et siis selle tõttu ma väga muusikat ei kuula. Nii et mis mulle meeldib, see on umbes sama efekt nagu kui sa oled südamekirurg, kelleks ma tahtsin saada ja sa päev otsa siis teed oma kirurgitööd ja siis lähed koju ja vaatad haiglaseriaale. See ei ole päris nii. Et seetõttu ma tegelikult muusikat ei kuula spetsiaalselt vähemalt, et kui siis väga juhuslikult, mis mulle meeldib kuulata näiteks raadiost on ikkagi see, kui räägivad targad inimesed, ehk siis põhiliselt ma kuulan jutusaateid. Ehk mitte muusikat. Harite ennast pidevalt. See on üks osa ka minu tööst, jah. Ma pean olema ikkagi teatud informatsiooniga kursis. Ja hästi aktuaalsete asjadega, sest ühiskonna õpetamine, ühiskonna õpe on ju selle ümber. Täpselt nii. Te olete 3. aastat klassijuhataja hetkel. Siin koolis, jah, tõesti. Et teie klass lõpetab juba see nädal enda teekonna Petersonis. Palju õnne! Kindlasti raske teekond. Jah, et nad lõpetavad selle teekonna, mis seostus siis teadmiste omandamisega. Et ma usun, et nad jäävad ikkagi kooliga seotuks ja tulevad ikka ja jälle tagasi. Meile on nad ju armsad just. Ikka. Aga mida nad teile õpetasid? Sest iga klass ju kannab mingit õppetundi. Elus tuleb ikka ette niimoodi tavaliselt. No ma siin üritasin mõelda, et mis minu klassi kõige rohkem iseloomustab. Ja mul tekkis või selline mõte tekkis, et mul oli nendega väga kindel olla. Et meil ei olnud mitte kunagi erilisi lahkarvamusi, meil oli enam-vähem selline üksteise mõistmine ja
mis mulle meeldis nende puhul on see, et neil olid täpselt nagu mul kunagi 4. klassis. Ka nendel olid siis paigas oma selged eesmärgid ja nad liikusid väga järjekindlalt selle eesmärgi täitmise poole. Need, kes siis otsustasid lahkuda, need lahkusid juba 10. klassis, aga kõik teised väga järjekindlalt jõudsid lõppu välja. Nii et see on võib-olla ka see, mis neid iseloomustas ja mingil määral ka siis õpetas mind, et eesmärk on tähtis või kinnitas seda teadmist. Ja et sihikindlus ja see peamine eesmärk jõuda ikkagi lõpuni sai täidetud. Jah. Aga te olete õpetaja olnud päris mitu aastat juba, te ei ole värskes positsioonis selles ametis. Mõned aastad juba, jah. Ja mida te endale soovitaksite selle teekonna alguses, kui te nüüd mõtlete tagasi, et mis on need õppetunnid, mis õpetajana teile on juba osaks saanud? Kui ma kohtuksin iseendaga selle õpetaja teekonna alguses, siis ma ütleksin, et proovi kindlasti. Esimesed 3 aastat on kohutavalt rasked. Siis läheb lihtsamaks, kergemaks ja hakkab meeldima. Tekib nagu mingi mängu ilu, mitte ainult ellujäämisrefleks ja võib nii öelda? Kindlasti võib ka nii öelda, et selles mängus kindlasti on väga palju ilu. Okei. Väga armas. Kuidas enda klassiruumi kohandate õpilaste tugevuste ja nõrkustega seoses? Kas see on raske? See on õpetaja töö üks osa. See käib ka selle pedagoogilise hariduse juurde ja seda ju õpetatakse aastaid. Nii et, et ma usun, et ma saan sellega hakkama. Aga kas see on aja jooksul ka mingi õpitav nagu oskus või pigem on see iseloomus kinni? Seda ikkagi tuleb kogu aeg üle korrata õppida ikkagi, et õpetaja töö juurde käib ka pidev enese täiendamine. Mis teilt kõige suuremat eneseületust nõuab? Ja kuna te viimati miskit sellist tegite? Et siin on nüüd 2 asja, mis minu puhul, mis ma mõtlen, et nõuab eneseületust. Üks asi on see, et ma olen suhteliselt sellise õhtune inimene, et põhiline sellised kõige paremad sooritused mul ikkagi tulevad välja kas õhtuti või ka öösiti. Ja selles mõttes selline hommikune tõusmine on minu jaoks igal juhul eneseületus ja seda ma teen igal hommikul. Ületan iseennast. Mis kell te ärkate? Siis, kui on vaja ikkagi 8 kooli jõuda, siis ikkagi kuskil 6:30, mis on minu jaoks nagu ebanormaalselt ikkagi öö veel. Aga nagu ma ütlesin, ma pean seda tegema. Ja teine asi, mis nõuab eneseületust, on see, et tegelikult mulle väga ei istu selline avalik esinemine. Ehk siis kusagil näiteks suurema inimhulga ees, näiteks klassi ees või ka telekaamerate ees. See on jällegi suur eneseületus, nii et seda ma teen ka igapäevaselt. Et kui nii võtta, siis tegelikult see õpetaja töö mulle ei tohiks just kunagi üldse sobidagi. Aga selle asja juures on ka positiivne pool. Kõik see eneseületus tegelikult, see arendab sind ennast. See tugevdab sind ja see õpetab sind tegelikult ennast tundma, ennast juhtima ja oma aega planeerima ja aega juhtima. Nii et igal, kuidas öelda, ma ei ütle, et see on halb asi, aga ta on ebamugav. Et igasugune selline ebamugavus tegelikult teeb sind tugevaks. Just, ma nõustun teiega. Aitäh, et ikkagi tulite. Tänan, et kutsusite. Muidugi, ja ma usun, et 10. on ka väga hea meel, et te olite ikkagi nõus siia kaamerate ette täna tulema. Loodan väga. Tähtsalt ka kohtute. Nii et kohtume teiega, aga järgmiste klassijuhatajatega.